Rasuse nahaga inimesed ütlevad väga tihti, et nad pesevad mitu korda päevas nägu ja siis mõne aja pärast on jälle nahk rasune. Mis lugu sellega siis on? Rasuse naha puhul pesemine on väga tähtis. Kui pesta nägu ja nägu läheb hästi ruttu uuesti rasuseks, siis on seal mingi häire naha enda kaitsefunktsioonis. See ei tähenda, et pesemisest peab loobuma, aga jälgige seda, et teie näopesu keel või õli või piim, sest kõiki aineid tegelikult saab naha pealt maha pesta ja võib-olla isegi mingil etapil, näiteks talvel, on hea kasutada puhastamiseks üldse nahapuhastuspiima, sellepärast, et see annab nahale rohkem toitaineid, rohkem niisutavaid aineid ja teie nägu ei pruugi nii ruttu rasuseks minna. Tavaliselt rasu tootmine tekib sellest, et nahk hakkab kompenseerima niiskuse puudust. Ehk et peske, vaadake üle, et teie pesu või puhastustootes ei oleks alkoholi, sõnaga alkohol, et seal ei oleks SLS ja SLS aineid, et oleks sellised ka mingeid komponente, millest nahal on kasu. Näiteks mõni vitamiin, mõni taimeekstrakt, mõni veeslahustuv õli. Ja seejärel ülioluline on toniseerida, kasutada näovett või toonikut, eriti hea, kui rasuse naha puhul kasutate vähemalt mingi periood hapetega näovett, sest see pärsib just nimelt seda rasu eritust, aga ta ei röövi naha seest niiskust ja siis panete peale hüaluroonappeseerumi ja hästi kerge kreemi. Nüüd see protsess võtab aega, te ei saa kohe seda tulemust, eks, et kui kogu aeg olete 3 korda päevas nägu pesnud, et siis see ühe päevaga ei muutu. Nahk on hästi aeglane organ. Peate varuma ikkagi vähemalt 6 aega enne, kui te hakkate nägema nendes protsessides muudatusi. Aga väga oluline siis õige nahatüübile vastav puhastusvahend, hapetega näovesi, seerum ja kerge kreem. Kreem, kus on vähe õlisid ja rohkesti niisutavaid aineid. Hüaluroonhape on teie sõber. Alati.